See võib-olla on kõige keerulisem küsimus mul üldse vastata, sellepärast et ma ei tahaks kritiseerida neid reisisaateid, mis meil näiteks televiisoris on, või neid reisijutte, mis ma olen lugenud, või kui ma seda nüüd kõike siin ütlen, siis ma tegelikult kritiseerin ka, aga sellega ma ei taha öelda, et see minu raamat, mis ma olen kirjutanud, oleks jumal hoidku nendest saadetest parem. Ei, see on täpselt samamoodi, see on subjektiivne, see on läbi minu või meie, kes me oleme need reisid teinud, läbi meie tunnetatud ja sinna kirja pandud sellisena, nagu on. Aga võib-olla kõige tabavam on see, et see peavool liigub peateedel. See liigub peateedel ja suurtel kiirustel. Ja need kõrvalteed, mida mööda meie oleme käinud, need lähevad lihtsalt kuhugi mujale. Ja meie ei ole selles mõttes peavooluga kaasa läinud, sest me ei ole mitte kunagi käinud Itaalias ei ekskursioonibussiga ega autoga. Meil ei olegi autot ja mul ei olegi üldse lube. Et ma ei ütleks, et ma lähen sellepärast ainult sinna jala käima, aga ma lähen ka ainult sellepärast sinna jala käima, sest mulle meeldib jala käia, aga mul ei ole lube ka. Nii et meie teed peavooluga üldjuhul ei ristu, sest see peavool ei saa sinna mäkke näiteks mitte kuidagi reisisaate juht võib-olla tõstukiga või midagi sinna üles ei saa oma kaameraga. Võib-olla ta ei ole harjunud käima, ta ei taha jalgsi käia. Et peavoolu teemad on mul välja jäänud sealt reisiraamatust ja on välja jäänud ka sellepärast, et nendest suurtest linnadest, mida ma peavooluks pean, on väga palju räägitud. Rooma, see ei tähenda, et mulle Rooma ei meeldi. Ma olen Roomas käinud oma jalakestega Rooma koos Vatikaniga 2 nädala jooksul. Kõik need vaatamisväärsused, mida 2 nädala jooksul on võimalik vaadata, ma olen neid vaadanud. Siis olen reisiraamatust välja jätnud ka väiksemaid kohti, Orvieto, Firenze, Milano, Verona, sellepärast, et ka Veneetsia, sest kuigi ma ütleks, et kõik või osa nendest ette loetud ei ole nüüd peavoolu kohad, siis nendest on lihtsalt liiga palju räägitud. Ja nad on kunstivaramud ja kunstivaramutega ma arvan, et mina ei ole võib-olla see inimene, ma ei ütleks, et ma kunstist üldse midagi ei tea. Ei, ma olen nende aastate jooksul päris palju õppinud, aga ma ei ole õige inimene, ma ei kirjuta ju kunstiraamatut. Seetõttu näiteks ma arvan, et ei oleks õige olnud 100 lehekülgi taas kirjutada või taas avastada Roomat, kui seda on nii palju kordi avastatud. Ja igal ühel on oma nägemus, kui ta Rooma läheb. Et ma ei ole ka lihtsalt sihilikult olen sellised peavoolu teemad välja jätnud. Ja kirjutanud sellistest väikestest kõrvaltee kohtadest, kuhu sa saad rattaga, saad jala, sind viib üles mägitõstuk, sa matkad seal ja ma nimetan ka seal tõesti mingid Itaalia pärlid, mis on mägedest, Triora, Apricale, võib-olla muus piirkonnas, võib-olla inimesed ei ole käinud, näiteks on mingi Mühlbach. Lõuna-Itaalias ei ole võib-olla inimesed käinud kusagil Materas. Et see on olnud natukene teadlik, aga teisipidi, kui sa oled
kõndija, matkaja, kandja varvas, nagu ma algul mõtlesin, et see raamatu pealkiri võiks olla. Ja siis sa satudki teistesse kohtadesse. Ja ma siiski pruugin öelda, et ma lihtsalt olen ka see inimene, kes ei lähe peavooluga kaasa. Et kui küsida, et mida sealt raamatust ei leia, siis sealt raamatust kindlasti ei leia inimene kohti, kus saaks shopata. Mul lihtsalt ma ei ütleks, et ma ei tea, kuidas näiteks Milanos saab Milano lähedastele suurtele turgudele, kus sa peaksid ostma bussi. Ma logistiliselt kõike seda tean. Mind ei huvita see, et ma lähen puhkusereisile ja siis ma lähen ja vaatan, mida ma ostan kusagilt endale, mõtlema sain käekoti. See ongi nüüd see, mis need peavoolumeediad, mida ma ka televiisorist vaatan, viimasel ajal väga näitavad. Autodega ümber, mis iganes, merede või järvede. Beebiga, lõbus mingi reis või beebiga. Milanos on 40 kraadi kuuma, inimene käib sealt beebi kärus, käib ringi. Ma ei arva, et see on normaalne. Et võt see on peavool, mida peavool tahab näha. Ta tahab näha, et oi, mõtle, ta läkski beebiga kuuma kätte. Või mõtle, see on pitsa ja pitsa peal ei ole seda või ei ole toda või ei ole kolmandat. Me ei ole veel sellest rääkinud, aga Itaalia on lihtsalt suur ja lai. Igas eri nurgas elatakse natukene teistmoodi ja võib-olla ta käibki üks kord Itaalias ja ta ütleb, et mõte ei olnudki sellist asja, mida tema on kujutanud ette, et Itaalias on. Et jah, peavool liigub mööda suuri teid ja kiirustel ja meie seal ei liigu.